Ja me oleme hästi palju siin suvistel teemadel peatunud nüüd ja ma arvan, et kui mõeldakse kombinatsioonile suvi ja spordiklubi, siis pigem seal vist eriti seoseid ei looda. Üldiselt küll jah, et kõik mõtlevad, et lähen õue ja treenin samamoodi. Eks ma lohutan, et ega paljud võib-olla ei treeni siin ettekääne, et mitte spordiklubisse tulla, aga MyFitness pakub selle eest näiteks välitreeninguid. Et kui nüüd on küsimus, et miks ma peaksin tulema rattatreeningusse siin MyFitness klubisse, kui ma võin minna ise rattaga sõitma, siis võib kohe küsida, et kas ma tegelikult sõidan terve aeg täiskoormusega, kas ma tean tegelikult õiget tehnikat, võib-olla mul on üldse sadul liiga kõrge, sama rulluisutamisega, et võib-olla mul on liiga head rulluisud ja ma ei oska nendega midagi teha, kui puust kinni haarata ja kuidagi seisma jääda, et me pakume mitmeid erinevaid välitreeninguid. Üks põnev on ka kepikõnd plus üldfüüsiline, et mitte niisama ei tule see keppidega jalutama, vaid me lähme sihtkohta, teeme seal harjutusi väljas ja siis kõnnime jälle klubisse tagasi. No ma tean, et teil on ka jooksutreening. Mismoodi see välja näeb? Kas ma lihtsalt tund aega sörgin treeneri sabas ja saan linnukese kirja? Jooksutreening on meil tõesti hästi populaarne ja see toimub meil täitsa kesklinnas, Tallinnas, Tartus ja Narvas saab jälle seal klubide ümber joosta, aga Tallinnas on see kesklinna Pirita Kadrioru kandis ja päris ikka nii, et treeneri sabas ei sörgi, et eks seal lõpuks tekivad oma grupid. Ma arvan, et seal see seltskond on hästi tore, et mis sa ikka üksi jooksed ja võib-olla lähedki õhtul metsa ja on nii igav, et siis parem tule juba jooksutreeningusse, kus samamoodi sul tehnika vaadatakse üle, kas sa jooksid õigesti, võib-olla on jooksujalaks vale ja miks mitte ka suhelda ja sõpru leida. Ja kuna ma ise olen ka ju väga spordilähedane inimene, siis ma tegelikult tean, et need ideed, et äkki lähen õhtul jooksma, need tihtipeale kukuvad kuskil ära, aga kui sul on ikkagi konkreetselt plaanis, et ma lähen trenni, see treening toimub, siis suure tõenäosusega sinna ka jõuad. Just nii, et eks ma arvan, et see ongi paljude viga, et mõeldakse, et ma treenin nüüd suvel ise, aga kui hakata mõtlema, et palju sa näiteks eelmine suvi tegelikult treenisid, et ma võin ju niisama minna õue jalutama, aga kas see on ka tegelikult treeningu alla kvalifitseeruv, see on paljude südametunnistuse asi siis. Ja kuigi me praegu oleme keskendunud välitreeningutele, siis ega ju klubi uksed kinni ei lähe? Ei, klubi uksed ei lähe kinni, et kindlasti treeningplaan on natukene väiksem kui kõrghooajal, et aga see on paratamatus, sest et laupäeval ikka tulen randa kui võib-olla bodypumpi, aga MyFitness jätkuvalt pakub kõiki treeningstiile. Tuleme välja ka uue keha ja meele treeninguga Body Art, mis on siis saksa treeneri praktiliselt kontsepttreening ja ma arvan alternatiiviks kõigile neile, kes pole veel julgenud minna joogatundi, aga tunnevad, et tahaks natukene rohkem treenida ja oma jõudu arendada. Kindlasti on meil jätkuvalt ka populaarsed kõik hommikupäevatreeningud, et seal võin julgelt öelda, et ega seal meil treeningplaani nii väga vähenda, sest et hommikud on meil populaarsed, eriti nüüd suvel, miks mitte teha kohe see enne tööd ära, õhtu vaba, südametunnistus on puhas, et kui ma täna õhtul trenni ei jõua, siis ma käisin hommikul ära, nii et esmaspäevast reedeni alates 7:30 on klubides treeningud olemas, et saab muretult treenida ja päeva rannas nautida. Ja samas MyFitnessi suur pluss on ka see, et paljud ju liiguvad ringi suvisel ajal, märksa rohkem lähevad maale, külastavad erinevaid Eesti paikasid, siis teil on ka klubid erinevates Eesti paikades? Ja, meil on 3 klubi Tallinnas, 1 Tartus, 1 Narvas ja plusspaketiga võib kõiki 5 julgelt vabalt külastada, nii et tõesti ideaalne, miks mitte vaadata Ida-Virumaad ja Lõuna-Eestit.